Tänane viies küsimus on peaminister Kristen Michalile, küsib Riigikogu liige Rene Kokk ja teemaks on riigikaitse valmisolek. Rene Kokk, palun! Aitäh, hea juhataja! Minister, ma olin sunnitud oma küsimust natukene korrigeerima tulenevalt teie vastusest esimesele küsimusele, mis tekitas minus omakorda küsimusi. Ja eelneval nädalal siis teadupoolest oli päris suur eskalatsiooni oht seoses ebaõnnestunud ühe tankeri Jaguar siis kontrollimise operatsiooniga. Ja te vastasite esimesele küsimusele, kui küsiti, et kes võtab otsuse vastu ja mismoodi see käsuahel käib, et Kaitseväe peastaabi ülem andis korralduse Kaitseväe juhataja nimel. Nüüd nimelt endine mereväe ülem siis on intervjuus öelnud, et tegelikult sellised otsused võetakse vastu kõige kõrgemal poliitilisel tasandil. Teie aga vastasite ka, et ärge muretsege, et kui siseministrit või kaitseministrit kätte ei saada, siis küll otsused ära tehakse. Et kas ma sellest vastusest võin eeldada, et mingil põhjusel tollel hetkel, kui oli vaja otsus vastu võtta, kas minna kontrollima või mitte, ei olnud siseminister ja kaitseminister kätte saadav? Sest te selgelt ütlesite, et kui sise- või kaitseminister ei ole kätte saadav, siis võetakse otsused vastu muul moel. Ehk siis, kas vastab tõele, et poliitilist otsust ei olnud üldse seal ja endine mereväe ülem siis ei tea, mis ta räägib, või ei olnud ka meil kätte saadavat ei sise- ega kaitseminister? Ja meedias on räägitud ka sellest, et nagu oleks see laev teadnud ette, et võimalik kontrollimise aktsioon tuleb. Kas on põhjust muretseda ka selle üle, et meie kõige kõrgemal tasemel informatsioon lekib ja kuidagi oli juba teada, et selline operatsioon Eesti poolt plaanitakse läbi viia? Et need on päris tõsised küsimused, et kuidas te neid kommenteerite? Aitäh! Jaa, aitäh! Päris mitu küsimust. Püüan neile järgemööda vastata, ma panin siia kirja. Kõigepealt, esiteks te püüate seda nimetada ebaõnnestunud operatsiooniks. Taristu, kaitse ei ole ebaõnnestunud. Laev, millel ei olnud lipuriiki, mille dokumendid ei ole korras, seda saadeti, nagu ma kirjeldasin, lõpuks eskorditi Eesti vetest välja ja vastavalt sellele, kuidas seda situatsiooni hinnati, ka selle laevaga käituti. Ankrud olid küljes, alla laskmata. Ma ka seda kõike ma juba kirjeldasin. Teiseks, kas venelased oskavad ette oodata või varilaevastik oskab ette oodata, et me kontrollime neid laevu, me saadame neid laevu, me küsime dokumente. No kuulge, kui seda on tehtud juba 450 korral. Kuidas see üllatus saab olla? Eesti riik on siin kandis ja selle mere ääres kõige tublim ilmselt varilaevastiku kontrollija. Ja ma arvan, et meie pühendumus on kooskõlas meie välispoliitilise julgeoleku valikujoonega. Venemaa rahakraanid tuleb kinni keerata. Kõiki laevu tuleb kontrollida, mis on kahtlased. Primaarne on, et taristu oleks kaitstud ja dokumente tuleb küsida. Nüüd küsisite mandaadi kohta. Mandaati ma ka kirjeldasin teile, et mandaadi jaoks on parlament vastu võtnud seaduse ja Politsei- ja Piirivalveametil nagu Kaitseväel, Mereväel on mandaat kaitsta taristut. Ja see on nende ülesanne. Kui te küsisite, et kas te võite järeldada sellest minu küsimusest, et kui kaitseministrit või siseministrit ei saaks kätte, et kas taristut tuleks kaitsta, et see taristu jääks sellisel juhul kaitsmata, et neid ei saadud kätte, siis vastus on ei. Te ei või sellest järeldada seda. Mõte on väga lihtne. Käsuahel, kuidas asjad toimivad, on paigas, kuidas sellised asjad käivad, on seadustes ja erinevate otsustega paika pandud. Ammu juba. See tähendab seda, et poliitikud ei pea otsustama, et ühte 450 laevast seal tuleb kontrollida dokumente. Või poliitikud ei pea otsustama ka näiteks Politsei- ja Piirivalveameti puhul, et nad peatavad ohtlikult liikleva sõiduki või kellegi, kes midagi kurja teeb. Selleks iseäranis pentsik, kui te kujutaksite ette, et iga kord tuleks siseministrile helistada ja öelda, et kas me teeme seda, teist või kolmandat. See on väga veider. Nii et kui ma nüüd vaatan kogu seda retoorikat, siis ma kutsun ka teid üles oma retoorikat revideerima. Ebaõnnestunud jutuna kindlasti on kohatu, laevad kontrolliti, laev eskorditi välja, taristu on terve, see tegelikult on nii NATO kui Eesti mereväe primaarne eesmärk. Aga Venemaa infooperatsioonidesse on ka tugevamad inimesed langenud, nii et ärge teie langege. Aitäh! Suur tänu! Rene Kokk, teil on täpsustav küsimus, palun.
Jaa, aitäh. Minister, te peate ilmselt ise rohkem uudiseid lugema ja vaatama. Meedia on ka kajastanud seda ekspertide sõnul, et tankeri kinnipidamine ebaõnnestus ja see näitab Eesti võimekuse taset. Te võite ju pea liiva alla peita ja probleemi eitada, aga see ei muuda asjaolu, et tegelikult probleem on. Ja mul on muidugi päris kummaline peaministri arusaam sellest, et tegemist oli õnnestunud kontrolliga, kui tegelikult kontrolli ei tehtud ja mingisugust protsessi selles mõttes läbi ei viidud ja laev eskorditi siit välja pärast seda, kui me peale ei suutnud sinna minna. Ja mis puudutab seda, et kuidagi tavapärane oli, siis tavapäraselt meil ei ole olnud Vene lennukit Eesti õhuruumis. Et ma arvan, et kui te nüüd järgi mõtlete, siis saate ise ka aru, et see kuidagi ei olnud tavapärane protsess. Aga nüüd küsin siia veel juurde seda, et üks kummaline asi oli see, et Eesti avalikkus sai üldse sellest teada läbi Poola meedia. Ja põhimõtteliselt 24 tundi hiljem. Et kas siin on kuidagi Vabariigi Valitsusel ka mingi seos, et Eesti meedia seda infot Eesti rahva eest üldse 24 tundi kinni hoidis. Et tundub nagu päris loogiline, et kui nii kõrge tasemega intsident on, siis peaks ka kohe avalik üldsus sellest teada saama, aga me saame kuidagi teada nagu teisejärgulist asjast üldse läbi ühe meie partnerriigi meedia. Et kuidas te seda kommenteerite? Aitäh! Aitäh! No ma soovitan alati kommunikatsiooniinimestel olla proaktiivne, kuidagi eestikeelse sõnaga, et ennetada seda, mida Venemaa oma huvide kaitsel teeb, nii palju kui see on võimalik, sest on ju selge, et varilaevastiku dokumentide kontrollimine Venemaal rahaveona meeldib sama vähe kui narkokulleritele tõenäoliselt kinnipidamine kuskil maantee peal. Ega see pole kuidagi erinev. Venelased tegelikult veavad sealt kaudu ju seda raha, millega nad tekitavad võimekust operatsioonideks Ukrainas, operatsioonideks meie vastu, küberrünnakuteks, hübriidrünnakuteks ja nii edasi. Mitte sentigi ei tule neile sellest kaasa tunda, vaid vastupidi, neid laevu tuleb kontrollida, monitoorida nii palju, kui on võimalik. Ja selleks tuleb teha üleskutsed ka meie liitlastele. Euroopa Liit just jõustas 17. sanktsioonide paketi selle jaoks. Ja nagu ma juba enne mainisin, ka Ühendkuningriik just hiljuti, kui me olime Oslos ühendekspeditsiooniväe kohtumisel, Keir Starmer ehk Ühendkuningriigi peaminister andis teada, et nemadki koostasid jälle ühe 100 nimekirja nendest laevadest ja ettevõtetest, kes on selles nimekirjas, kes on sanktsioonide alused. Te ütlete, et on probleem. Muidugi on probleem. Probleem on varilaevastik, mitte selle kontrollimine. See ongi probleem. Ärge ajage probleemi teisega sassi. Nüüd, mis puudutab meedia kasutust, siis ma ütleks niimoodi, et kõrvalt arvajaid on ju väga palju. Alati on kõigil mingid erinevaid arvamusi, aga fakt on ju see, et minule vähemalt ja ma eeldan kaitseministrile saabus see teadmine, et laev tuleb, selle dokumente kontrollitakse, vägisi parduma ei hakata, eskorditakse välja juba varem, ammu ette. See ei ole midagi üllatavat. Martin Herem, kellega tean EKRE-l on leppimatud üli, on just seda sama kõike ka praegu ERR-i Rahvusringhäälingu portaalis kirjeldamas. Võite seda kõike vaadata, kui tahate. Ja kui lugeda, siis ma soovitaks pigem Tarmo Matseni Postimehest või Meelis Oidsalu Postimehest lugusid, kes kirjeldavad, kuidas Kaitsevägi oma asju teevad ja et iga selline operatsioon ei ole just tingimata klikimaailma tegevus. Ma arvan, et parlamendi liikmena te võiksite seda ka mõista, et Kaitsevägi teeb oma operatsioone nende parameetrite kohaselt, mida ta ise vajalikuks peab, loomulikult mida varem ja mida avalikumalt seda teavitust saab teha, seda parem. Kindlasti nad hindavad oma teavitussüsteeme, et need oleksid võimalikult head. Aitäh! Suur tänu! Ja selle teema püstituse juures esitab lisaküsimuse Mart Helme, palun. Aitäh! No ma arvan, et selle mereväe intsidendi puhul Jüri Saska on kindlasti suurem autoriteet kui Martin Herem, kes ei ole minu meelest üldse mingi sõjaline autoriteet.
põgenenud praegu ära ja vallandatud ja põgenenud praegu kaitsetööstusse, no, ikka täiesti häbistanud ennast sõjaväelasena sellisena. Aga te jutustate meile siin toredaid muinasjutte sellest, kuidas varilaevastik on probleem. On probleem, vaieldamatult on probleem, ainult et selle probleemiga seesama Starmer ei tegelenud, kui La Manche'ist sõitis see laev läbi. See laev tuli Indiast, see laev sõitis läbi Punase mere, sõitis läbi Suessi kanali, sõitis läbi Vahemere, läbi Gibraltari, läbi Taani väinade. Mitte keegi, kes on lühinenud selle sanktsioonide läbiviimise ükskõik mis otsusega, kuidas ta vormistatud on, toru ei tõstnud. Mitte keegi ei hakanud kontrollima. Mitte keegi. Ainult Eesti. Ja ärge ajage meile siin mullikesi, et meil on mandaat. Ei ole meil mandaati rahvusvahelistes vetes kedagi kontrollida. On rahvusvahelise mereõiguse kohaselt üks võimalus minna laeva kontrollima. Sellisel juhul kokkuleppel ja ainult üks ohvitser. Aga mitte mingi dessandi maandamine helikopteriga. Ärge tulge muinasjutte rääkima. Lugege, te olete jurist, lugege rahvusvahelist mereõigust ja siis te saate teada, mida me tegime valesti. Ja antud juhul ei ole ju tegemist rutiinse kontrolliga. Kui Vene lennuk lendab ja ähvardab sisuliselt meie laevu põhja lasta, siis on ju sõjalise eskalatsiooniga tegemist. Ja peaminister ilmselt saab siis sellest teada, kui ta juba surnud on Vene pommide läbi, et meil on sõda lahti läinud, sest temasse ei puutu see, et mingi jupi jumal on andnud kuskil mingi korralduse. Et need niisugused propagandistlikud muinasjutud võite jätta ju tädi Maalidele, aga meid sellega kuidagi kohe siin ei suuda ümber veenda. Ja nüüd lõpetuseks. Ma tahan ikkagi teada, kas teie konkreetne ülesanne on Venemaaga provotseerida sõda või on teie konkreetne ülesanne Eesti julgeolekut tagada sellega, et meil sõda Venemaaga ei tule? Minu konkreetne küsimus, kas julgeolek teie meelest tähendab sõda Venemaaga või on julgeolek see, et me hoidume omalt poolt provotseerimast konflikti Venemaaga? Aitäh. Härra peaminister, palun. Aitäh. Ja Mart Helme, vabandan selle soovituse eest, aga siiski üdida, ma arvan, tabab, et kogu selle jutu baasilt võiks moodustada siin Vene varilaevastiku toetusgrupi küll. Et see minu meelest sellest jutust ka vastu paistab. Et Eesti tegevuse õiguslik alus on ju, tuleb sellest samast UNCLOS-ist. Et selle sama operatsiooniga rakendati Eesti kui mereriigi õigust kontrollida majandusvööndit läbivate aluste dokumentatsiooni vastavust nõuetele. Eesti tegevus tugineb sellele samale rahvusvahelise mereõiguse konventsioonile, juba mainitud UNCLOS-ile, rannikuriikide kohustustele ja õigustele. Rutiinse kontrolli käigus tuvastati, et 13. mail Eesti vetele lähenenud alusel Jaguar puudus lipuriik. Kui alusel puudub lipp, siis see rikub UNCLOS-i artikli 110 lõige 1 punkti D. UNCLOS-i artikli 110 alusel on rannikuriigil õigus ilma lipuriigita laev kinni pidada ja dokumentide kontrollimiseks parduda. Seega, Eesti tegevus on kooskõlas UNCLOS-is sätestatud meresõiduvabaduse printsiibiga. Lisaks annab õiguse sekkuda ka UNCLOS-i artikkel 92, mis käsitleb laevade seisundit ja selle järgi on ühe riigi lipu all sõitvatel laevadel avamerel viibides selle riigi ainujurisdiktsiooni all reisi vältel või külastatavas sadamas viibides ei tohi laev oma lippu vahetada, välja arvatud juhul, kui omanik vahetub või tehakse registrimuudatus. Antud juhul oli teada, et meie mereala poole liigub laev, kellel pole kehtivat riikkonsust, mis tähendab, et tal ei kehti ka ühegi riigi jurisdiktsioon. Seega Eesti teostas oma õiguste piires ja rahvusvahelistest kohustustest tulenevat ülesannet täiendavalt kontrollida ilma liputa sõitvat alust. Väga täpne. Aitäh! Suur tänu. Head kolleegid, sellega me lõpetame tänase 5. küsimuse käsitlemise.